ja me oleme metsas. Mina ja kaameramees. Ja mitte ainult. Meil on slackline ka. Slackline'i karp, mida saab poest. Ei ole koormarihm, aga samas koormarihma peal saab ka tasakaalu hoida. Ja siis on puukaitsmed, 2 tükki, sellised väiksed riidetükid. Me kasutasime vaibatükke ja ma räägin kohe, miks need vaibakaitsmed, puukaitsmed vaja on. Aga alustame siis, mis meil üldse karbis algul on tavaliselt. See on täiesti tavaline slackline. Meil on pinguti kaitse. Seda ma ei kasuta kunagi. Ja siis on pinguti. Põhimõtteliselt see, millega pingutad slackline'i pingule. Ja slackline ise paneme karbi kõrvale praegu. Ja peaks alustama liinist ja puukaitsmest. Vaata, 1 puukaitse, 1 liin. Vaata, mu esimene slackline, ma paigaldasin oma esimest slackline'i poole tunniga sain valmis. Aga no ma arvan, et seekord läheb kiiremini. Filmi alt poolt, et ma pikem tunduksin. Ma ei saa lahtigi seda. Kuna me kasutasime ju mingid papitükke ja vaibatükke, kõik mis oli pehme. Vaata, ei lähe mul isegi ümber ilusti. Me kasutasime kõik, mis oli pehme kunagi. Ja me kasutasime selleks, et mitte puud kaitsta, vaid liini ennast. Sest kui liin niimoodi hõõrub vastu puud kogu aeg, no ta ei kesta kaua. Aga mis meil on? Meil on liin, millel on silmus. See silmus läheb ümber puu. Ta läheb niimoodi ümber puu, vastu puukassid. Tuleb teiselt poolt välja. Seal, kus ta välja tuleb, ma panen selle liini rulli läbi. Ja poon ta niimoodi kinni. See ei ole hullu, et natukene. Tegelikult peaks seda sättima nii, et ma sätin natuke ilusamaks. Paneme siia keskkohta, sest puu on natuke jäme. Ja siis, kui on liin silmusest läbi, voldime liini pooleks. Ja voldime ta sinna, ütleme, ikka korralikult paarkümmend senti. Et ta sellise U-kujulisena välja tuleks siit silmusest. See tähendab seda, et liin on alati sirge ja mõnus kõndida. Nii. Meil on liin ja rull. Viskame ta sinna teise puu juurde. No, umbes sama hea vise kui kooli ajal. Ilusti nüüd sirgelt viinda, et ei oleks nii keerusid sees. Sest me ei taha keeru. Ups. Ise ka koperdan oma prügi otsa. Nii, napikas, kuule. Tõesti napikas. Sest liin on 15 meetrit pikk. Nii vähemalt karbi peal väidetakse. Jaa. Vaata, see on ülejäänud kraam, mis meil on karbis. Ehk siis pinguti. Väga tähtis asi. Kaitse. Et see puu on isegi parem kui see esimene. Siin läheb ilusti ümber. Pinguti. Aga ma teadsin, vaata, meil ei ulatu ju slackline siia puuni, aga pinguti on piisavalt pikk, et nad saavad kokku üks hetk. Pinguti läheb samamoodi ümber puu. Siin on silmus, silmusest läbi, lõpuni välja. Ja vaatame ka, et väga keerusid ei oleks siin sees. Teen ka selle pinguti liini, voldin kokku U-kujuliselt siit silmusest välja ja suunan ta. Suunan nad. Nagu matemaatika, 1+1 on ju. Jaa, kuhu ma üldse topin liini, oleks näha. Ma ei pane ta siia sisse, ma ei pane ta siia sisse, ma panen ega mitte siia suvalt. Täpselt see rull, mis siin on, selle rulli keskel on see lõhe. Ja viin nüüd liini täiesti läbi siit. Ja lõpuni välja. Miks ma lõpuni välja viin? Sest kui ma hakkaks nüüd pingutama siis, kui liin on täiesti lõdva, rull keeriks täpsemalt täiesti täis ja ma ikkagi saaks normaalset pinget liinile.
nii et väga tähtis on eelpinge. Niimoodi, et sellest ülejäänud otsast tõmbad pingule, hoiad ja teise käega pingutad. Vaata, pingutil mõni esimest korda kasutades ei saagi aru, et ta ei tule lahti kohe, sest on vaja seda keelt vajutada. Vajutad keelt ja siis on pidur ees, et kõndimise ajal ise lahti ei tuleks. See on selline koormarihma sarnane pinguti. Ja samamoodi, näpp jäi vahele. Samamoodi kui panen kinni, on vaja alati seda keed üles tõmmata ja siis kinni panna. Aga ma pingutan veel. Ja kui palju ma peaksin pingutama? Täpselt nii palju, et keskkohas liin läbi ei vajuks. Sest kui ma nüüd peale lähen, aga enne kui ma peale lähen, ma veel teen kindlaks, et näiteks need liini otsad siin võib niimoodi rusikaga, võib ka jalaga liiguks võimalikult lähedale puule, sest kui ma hakkan kõndima, käivad sellised nõksud, paugud, mis algajaid hirmutavad ära, et mis heli see nüüd oli. Tegelikult siin kahe materjali vahel see hõõrdumine tekitab sellist mõttetud helisid ja liini pinge kaob natukene. Et oleks hea, kui saaks kohe alguses need võimalikult lähedale puule. Veel natuke pinget. Nii. Pinguti kinni. Vaata, siin oli see pinguti kaitse. See on, ma ei tea, see on selline asi, mida võib panna, aga samas ega ta väga palju juurde ei anna. Tasakaalule kindlasti mitte. Sest ta läheb hästi halvasti ümber. Ja nagu näete, need nööbid läksid küll kokku, aga see krõpsu ei taha. Seda tuleb nagu juuga, ta on nii napikas. Ta võib praegu siin olla, aga mina ei näe sellel mingit mõtet, ausalt öeldes. Nii, vaatame, kas siis pinge on korralik siin peal. Alustame kohe tagurpidi. Kuule, täitsa toimib. Ma olen keskkohas ja vastu maad ei käi. Ja kui kõrgel ta mul on? No, põlve kõrgusel võib öelda. Ta võib puusa kõrgusel olla, aga ma alustaks ikkagi palju meile pikkust on. 13 meetrit, 15 umbes. Et täitsa saab hakkama põlve kõrgusega. Vahest võib isegi madalamale panna. Aga siis tuleb rohkem pingutada. Nii. Nii tuleb liinid maha tulla. Aga võin see liin maha võtta. Läheme näitama. Nii, see asi eest. Keel lahti. Tõmbame ülesse. Ja siin tuleb teine pidur vastu. Tuleb jällegi keel üleval hoida. Ja siis on näha, et kui ta sinna sisse jookseks, keeb pauk ja liin tuleb lahti. Ja see on umbes niimoodi, ta võib, siin on tunne juba, et miski on vastas. Ja kui ma nüüd lõpuni vajutan, liin tuleb lahti. Hea oleks, kui hoiaks näo ka eemal. Et kunagi ei tea, mis väike tükike võib sealt lennata. Ja ongi. Liin on lahti nüüd. Ülejäänud on puhtalt rullimine ja pakkimine ja koju minek. Boom! Noh, kuidas me seda liini kokku siit. Vaata. Algul meil meeldis rullida seda niimoodi järjest. Rullid ja rullid ja rullid, kuni saad rulli täis.
Niimoodi ta muidugi karpi tagasi ei mahu, aga ma karpi ei tahagi. Ilmselt köiemehed, kes köitega töötavad, oskavad paremini seda teha. Nii. Kuule, aga see liinipaigaldus oli päris kiire. Ei läinudki pool tundi. Et see on kõige lihtsam paigaldamine, et siin on veel nippe, kuidas asja paremaks saada ja nii, et liin kestaks veel kauem. Aga jah, need on juba teist moodi nipid ja trikid ja videod. Ja pakkisin pinguti kokku, rullisin ümber, siit läbi ja siis on hea kahest aasast kinni võtta. Vaata, ma olen päris tihti pargis käinud trenni tegemas ja siis lähen koju, tulen 2 kuu pärast tagasi ja puukaitsmed ikka ümber puu ripuvad, sest ma unustasin nad viimane kord. Et seda juhtub tihti. Kuule, see on ju nipp, kuidas puukaitsmed kokku ajada. Niimoodi rullida võtab reeglina aega, eriti kui sul on hästi palju liine. Aga voldid ühte, teist, nüüd võib juba rullida pärast voltimist. Niimoodi on nad tihedamad ka rullimisel. Sellel samamoodi. Mahuks tasku täitsa. Kuule, aga läbi on. Läbi ja ilmselt rohkem polegi vaja teada alguseks, et sellega saab hakkama. Kui küsimusi on, kirjutage, jälgige, likeige.